Tere! Mina olen tõesti Hendrik. Panen siin taustaks mõned pildid jooksma, et siis on natuke nagu sellist jutule illustratsiooni ka, et mis kohast nagu tulen ja mis selle nagu... Siin on väike selline ajaline järjetus ka, et esimesed pildid peaks olema võetud nagu kuskil 4 aastat tagasi, kui ma maale tulisin ja siis lõppevad siin viimaste päevadega mõned pildid. Ja see eelmine kõne just tekitas üsna palju sellist tundemaks paljudest teist võib-olla, et võib-olla rahustan natukene selle õppuna taas maha ja vaatama neid pilti mõnusalt rahuneme siin, et mis mul sellest eelmisest kõnest silma hakkas rohkem, et kuulda oli see palju mingeid, läksin natuke lukku. Aga siis oli see, et see arvuti peal oli selline õunamärk ja sinna ekraani peal oli selline teistmoodi õun, ka nagu roheline, üks on inimene sees, et see nagu oleneb tõesti, et millist õuna sa nagu tahad ammustada, millist mida sa eelistad, inimesed maitsevad erinevad asjad, et võib-olla sellega kuidagi sellest eelmisest kõnest edasi minna vaikselt. Aga jah, mul siiski oli ka selline või ma ei plaani sellest rääkida eriti, et eile tulin linna Peterburi maantee kaudu kuskilt ja pidin käima poes või kuskil seal Peterburi maantee viadukti all, et see oli üsna selline tugev kontrast. Ma olen pikka aega olnud seal maal, võib-olla jõuluda, kes viimast Tallinnas ja nüüd järsku selles Peterburi maantee tipptunni liikluses, et see oli üsna selline tugev kontrast, et see oli selline, inimesed on autodes näha, et kõrvatamiseks vaatan sinna sisse, et nad seal kuidagi sätivad seda raadiot ja siis nagu vaatavad kella, mõned helistavad läbi, mõned kogu nagu endast välja, et see tekitab sellise kontrasti, et ise on nagu täiesti teisest tempost tulnud ja ma arvan, et ongi võib-olla raske inimesel mõista seda maainimest, kui ta ei ole natuke aega elanud maal maha ragunenud. Ma siis räägin, kuidas mina maha ragunesin. Ma olin ka selline linna inimene, ma olen Tallinnas üles kasvanud ja üdini selline linnakultuuri laps nii-öelda. Aga mingi hetk siis tuli selline periood elus, kui ma hakkasin tundma, et midagi justkui on puudu ja midagi, et mind justkui ei anna mulle täit rahutust. Et see piduse käimise aeg oli otsa saanud, et kus kogu aeg nagu võtsis kohalist ja ma ei tea kuidagi seal kõik tundus nii mõtestatud see lind, et on palju inimesi, palju sagimist, et see on tore. Et hakkasin omal pere tekkima ja siis hakkasin laste peale mõtlema, et kus nad hakkavad väljas käima või kuidas lasteaed koolide lugu on ja siis hakkas vaikselt küpsema selle mõtte, et minna maale elama. Ja mina töötasin ka suuremas korporatsioonis Eesti mõistes, et Tallinkis olin tüürimees ja siis ka päris sellise hea palgaga, et kuskil 2-3 tuhat eurot sai kuus kätte. Väga turvaline elu mingis mõttes ja see otsus sündis sellise majanduslanguse alguses, 2009-2008 aastal, et ehitasin Markus kooli sinna tööle ja valisin täiesti tundmatuse tee, et lihtsalt saada enda kontakti ja leida see asja, mida ma tahan elus teha. Ja vaikselt siis hakkas tulema sellist algus väga õrnad signaalid, mis mulle meeldib, mul võiks väga puutööd teha, Tobina olin teinud, et siis see ongi puutöökoda kohe sellesännas, et see juhtus siis kuskil 5-6 kuu pärast seda, kui ma olin selle lahkumisvaaluse esitanud, siis 6 kuu pärast ma sisustasin puutöökoda sännas. Et sündmused arenesid suht tormiliselt minu jaoks, et sellepärast ongi sellest nagu tore rääkida, et mingis mõttes selline hea näide. Ja mis ma siis seal, alguses ei olnud mingit plaani, oli lihtsalt uni,
siis sellist nagu peremeest või nii-öelda sellist keegi, kes hoolitseks ta eest ja arendaks ja tooks sinna mingit sisu ja selliseid tegevusi. Et millegipärast pakuti seda meie perele ja siis me natuke mõtlesime ja võtsime selle väljakutse vastu ja kolisime siis Võrumaa metsade vahele sinna Sännasse, rentisime talumaja seal ja hakkasime pihta. Ja suht kiiresti sukeldusime igasugustesse tegevustesse, et meie jaoks võib-olla oligi hea see, et need sillad olid taga põlevad, et mul ei olnud mingit nagu töökohta kinni hoidmas enam ja tihtipeale on see ka, et mõtled, et ma kogun nüüd raha mingi 10 000 eurot või 1 000 000 eurot, et siis lähen maale elama, et ei, et mul oli midagi oli kogutud nagu selle eelmise töökohaga seoses, siis ma sain nagu alguses mõned, võib-olla pool aastat niimoodi elada nendest säästudest ja vaikselt sisse seada ennast, et siis leida selline uus elastusvaldikas ja vaikselt nii-öelda kohaneda selle uue olukorraga. Ja eks seal oli hirmusid ka muidugi, et selle mingis mõttes täiesti sellisesse võõrasse kohta minek, ees ei olnud ühtegi tuttavat inimest, aga palju sõbralikke inimesi tuli välja ka paraku. Et sõbralikud inimesed, aga selline täiesti teistsugused inimesed, mina olen harjunud linna laps, seal on nagu mingid inimesed, ma ikka leian, kes on nagu sarnaste väärtustega. Et kas mõtlevad kuidagi ökoloogiliselt, on mingid mõtted hariduse suhtes, on mingid sellised väärtused, mida jagame. Aga siis seda ei olnud järsku. Ja mingis mõttes sellest, sellest tühjusest, et midagi sündis tegelikult väga palju. Sündis, ma pean enda jaoks kõige väärtuslikumaks seda, et sündis usk endast, et ma suudan luua seda maailma, mis mulle meeldib ja kus ma tahaksin elada. Et see on see mõisahoone, kus me siis tegutseme ja vaikselt putitame. See on kuskil 3 aastat tagasi, praegu läheb natuke teistsugune välja. Ja selle usu kaudu on tekkinud ka nagu mingi tugevam kontakt iseendaga. Et nüüd ma võin öelda, et ma tulen linna taas, ma lähen ükskõik kuhu maailmas, siis tegelikult ma saan hakkama. Et ma saan hakkama linnas, maal, kuskil Antarktikas, saan hakkama Aafrikas. Et see selline nagu kingitus, mis kaadus selle väljakutse vastuvõtmisega on olnud väga suur. Ja et mis me seal nagu vaikselt siis loonud oleme peale selle, et on tekkinud mingi selline võrgustik inimestest, kes on siis ka justkui kolinud maale. Et Võrumaal on suht palju selliseid peresid, kes on hiljuti kolinud ja hoiavad suht hästi ühte, et head aegad koos seal, kes korraldavad mingi kursuseid või siis niisama käime saunas kasvõi. Et siis on selline suur toetus, et ma tunnen, et me ei ole nagu üksi seal, et see, mis siin eelkõnelejad mainisid, et inimesed tahavad koos, see on täiesti tõsi. Alguses väga palju puutusime, tundsime sellest puudust, et oleksid inimesed, kellega saaks nagu asjadest rääkida, et selle külamehega võid nagu ikka rääkida, et jutus on tore, aga sa ei saa sellest nagu südametasandi kontakti kohe, et ta mõistaks kõike, mis minu sees toimub. Me nagu väga otsisime seda maal all. Ja siis, kui me leidsime need teised inimesed, kes on sama tee läbi käinud, siis see oli väga selline suur asi meie jaoks. Siis järjest tulid nagu kõik need kitsaskohad välja, mis täna võiksid kuidagi eelkõnelejad justkui nendest ettekannetest läbi jooksnud, et teenused, et kus ma siis saaksin poes käia, kuidas me seal transpordime ennast
kuhu ma lapsed panen lasteaeda, kuhu lapsed kooli. Et see on huvitav, et me oleme suure osa nendest teenustest sinna samasse mõisa loonud. Et oleme väiksed poes, küll on selline ökopoodisus väikene, aga siiski, et meie vajadustele vastab väiksed poe loonud, siis raamatukogu, noortetoa, siis huviringide tegevus, siis ma ei ole sellest veel laiem publikule rääkinud, aga praegu on käimas siis kooli loomine. Kuidas ma ütlen, et kui hakata sügavamalt mõtlema, ma ei tea, kas see on teie puhul niimoodi, aga me mõtlesime pikalt, kuhu kooli me tahaksime oma lapsed panna ja tegime täiesti kompromissitu sellise unistuse, et milline see kool on unistuste kool. Ja leidsime, et sellist ei ole maailmas olemas. Võib-olla kuskil maailmas on, aga Eestis ei ole olemas. Ja siis hakkasime rohkem mõtlema, et mis me siis seda kompromissi teeme, et proovime seda ise luua, selle kooli. Ja nüüd ongi käimas selline kooli loomise protsess ja sügisel peaks siis esimesed lapsed minema koolitususe Särna-Mõisas. Ja see kool on mingis mõttes täiesti erinev teistest koolidest, et seal ei ole sellist auditooriumit, et üks tark mees siin tarka kõneleb, teised peavad konspekteerima ja et nüüd saate mingi halva hinda. Et see on võib-olla rohkem selline, et kus vaadatakse seda laps nagu, millest laps antud hetkel huvitub ja siis kasutatakse seda huvi justkui, et ta saaks selles suunas minna, kus ta on loomulik vajadus areneda. Et sellised mõtted on suhteliselt lihtne teha teoks. See on palju lihtsam kui arvata. Ja ma ausalt kahtlen, et kas elades linnas, mitte sellises, ma ei elanud sellises nagu kastikeses, nagu see minister seal näitas, aga siiski mingis mõttes väga piiratud alal ja kõndisin seal tänavatel ja kõik need reklaamid olid ümberringi ja siis ei teadnud, mida osta ja kus kohast osta ja üldse, et mida oma eluga teha. Ma ei tea, kas ma oleks selles nagu segaduses, oleksin olnud võimeline oma ideedega välja tulema, et teha sellist kooli vaja. Ma ei tea, siis see mõte mul oleks üldse pähe turgatanud, et inimene, mingi suvaline inimene siit tänav võib üldse kooli loomuse peale mõelda. Et seal maakeskkonnas ma tunnen, et saab seda kainet peab just rohkem säilitada ja oma selliste mõtetega välja tulla ja neid mõttega teoks viia. Et sisuliselt see ongi see, mida ma tahan öelda, et minu jaoks oli see maale tulimine justkui selline isikliku arengu väga suur selline katalüsaator. Ma arvan, et see potentsiaal igas inimeses olemas. Et on vaja lihtsalt sellist väga soodustavat keskkonda, õiget keskkonda ja minul isiklikult nagu puudub täielik kindlus, et linn, mis on nagu mingis mõttes suur kompromiss, et linnas ju on, et linn on ehitatud tuhandete inimeste poolt, et ta on mingis mõttes selline kompromissi keskkond. Ma ei tea, kas see on kõige soodsam inimeste avanemiseks. Mõned inimesele järelikult on, aga väga paljudele inimestele ma arvan, et ta ei paku üldse valikuvõimalustki. Et selline tunne mul on tekkinud, et ollakse lihtsalt oma selliste harjumusliku käitumise kui rattas ja sealt välja saamiseks tuleb kõvasti rabeleda. Et sinna juurde komplekti kuuluvad ka tihtipeale need just pangalaenud ja linnas oled ise ka naabrimine on täitsusmennu, sul on mingi oopel, et näiteks pindutad natuke rohkem teed tööd ja siis võtad laenu ja siis saad selle kihtiva auto ja
seotud ka, et võtad selle pangalaenuga niimoodi. Et see pangalaenuasi ma tunnen ka, et on selline asi, mida võiks proovida vältida, et me katkestasime oma lepingu pangaga siin aasta või 1,5 tagasi ja see tunne oli tõeline kergendus, et lõpuks olema ometi nagu vabad. Senini me ikkagi hoidsime seda korterit, seal Tartus üürisime välja, aga ei müünud maha, mõtlesime, et äkki ikkagi tahame tagasi tulla. Ja siis, kui see lõpuks otsustasime maha müüa linnakorteri, siis tundus, kuidas see pank oli kurnanud meil tegelikult, et kogu see muretsemine, et kus see järgmise kuu laenuraha tuleb ja kuidas me saame seda raha kokku ja et see oli tohutu kergendus. Ja ma mõtlen, et linnad mingis mõttes nagu linnas on kergem saagiks saada igasugustele linnadest rööploomadele, siis pankade, reklaamide ja igasuguste selliste ahvatluste näol, et selles suhtes on küll nagu süda muutunud palju kergemaks. Et ega ma väga palju rohkem nagu ei olegi öelda, kui äkki kellelgi neid küsimusi, ma hea meelega tegelikult räägiks sellest, mis inimesi otseselt huvitab ka, et kellelgi on vahel äkki on nii küssa. Miks just Sänna? Ja see oli huvitav, et siis kui see otsus on tehtud, et sa pöörad ringi ja hakkad minema teisest suunas, siis sul avaneb mingi täiesti teine perspektiiv. Ja kui sa niimoodi kõnnid, siis sa ei tea, mis sul selja taga on, mis seal avaneb. Ja me hakkasin teistpidi kõndima, vastuvoolu ujuma ja tuli see Sänna pakkumine. See oli nagu mingis mõttes ime, et see oli just kui tehtud meie jaoks, et me ei saanud sellest ära öelda. Ja ma ei tea, et see on saatus või midagi, aga mina olin selles unistusest puutöökohast ja seal oli ideaalsed ruumid ja väike rahastus ka selle puutöökoha tegemiseks. Ma ei suutnud ära öelda, kui ära ma oleks tahtnud, et mingid teised argumendid, et isad räägib, et Mois, kuidas sa seal hakkama saad maal, et seal raha ei liigu, tööd ei ole ja ümber ringi mingid joonikud on. Et see on ka mingis mõttes tõsi, aga kuna see oli nii totaalselt minu südame jaoks, südametujuline see asi, mis tuli, siis ma ei saanud nagu eksida enda osa. Sellepärast see saame, jah. Aga teile enne mingid seotus selle Sännaga üldse midagi, kuidas see pakkumine tuli? Jaa, et tuttava kaudu midagi ja mina ise olen Muu saaret pärit vanemal, et ma Lõuna-Eestiga väga väike side on lihtsalt, et ma teadsin, et kui ma tahaksin maale elama minna, siis see oleks Lõuna-Eesti, et kuna see on mäed ja Eesti mõttes mäed, et kuidagi see kliimakord on selline seikluslik ja muinasjutul ja enda jaoks tõhusalt, siis see unistus oli seotud küll Lõuna-Eestiga, eks me sinnapoole nagu pilku hoidsime, aga jah, tegelikult selliseid pakkumisi on veel uus. Vanamatsale mais siin samas Messihallis otsib samasugust peremest. Tegelikult ma olen näinud Facebookis veel, mis vanad sotsiaalhooned, mingid kas külakeskused või mingid erinevad mõisahooned või tallid või tallimajad või asjad, et nad lihtsalt seisavad ja vagunad maal neid tohutud palju, et sinna võiks panna neid külakoole, talukoole, mõisakoole, lastehoidusid, igasuguseid kunstiresidentuuri keskuseid, neid ideid on tohutud palju, mingid spa-turismi asjad, et tegelikult sellist sarnast pinnast, nagu räägime Sänna mõistes, siis Sänna mõisa või meie juhtunud põhjal, et sellised seiklused on seal veel väljas, et kui need natuke uurida. Ma võin ise pärast kontakte vahetada ka, et kui on lugi mõne sellise pakkumise vastu. Meil on lihtsalt hea karma, et kõik asjad jooksevad, aga tegelikult on teine oks ka, et see asi võib kõik laiali olla. Lähed sinna, tuletad sillad ja siis olid pea. See on väga hea point. Ma tunnen ära, mis see hirm on veel alles, et kus see raha on. Ma vaatan sõidatud autodega ringi,
laul on päris kallis, bussid on kallis, millega 8 tunni päevas keerse päevatöö, tehakse samamoodi kui ilma tööd ja nagu nii, ainult väiksema raha eest. Ja no palk on mul seal kuskil 10 korda väiksem kui enne tulin sinna, aga see õnnetus on 10 korda suurem jälle, et ma tunnen tasakaalus. Et neid hirmusid enne valiku tegemist, et minna seda nagu südame teed ja pärast selle valiku tegemist on tükk aega, et ikka nagu unes mõttes läbi mõnes mingi pime sügisel või hall, praegu kevadine hall, aga lootus, et ilm on miski ei toeta ja tuleb ikka see mure mõte, kuidas see valk tuleb, kuidas see asi tuleb ja äkki, ma ei tea, midagi põleb maha või midagi juhtub, mis siis saab. Tegelikult see võib juhtuda ka linnas, see võib juhtuda iga ühega, meil on nagu surelikud inimesed, meil võib kõrvad keegi ära sulle, mingi tugi ära kaduda, et me oleme nii või teisiti ebakindlas kohas, see maailm on väga ebakindel. Ja mis ma olen teinud sealt, on see, et kui see juhtub, siis järelikult on seda nagu vaja millekski. Aga ma olen seda õppinud, et ennem kui midagi suurt juhtub mingit väiksem asja. Et väiksem on sellised märguandeid. Et ma töötasin seal merel viimased aastad, siis oli niimoodi, et hakkas juhtuma nagu töö käigus selliseid asju, mis olid nagu märguanded, et kuule, sa oled vales kohas või kuule mõtlesid ja kas on mingi otsuspanna teha ja see läks nagu järjest teravamaks ja lõpus mingis mõttes, ma pidin seda sammu tegema ka, et tulema ära, sest et muidu ma arvan, et see oleks lõppenud mingi katastroofiga minu jaoks. Sest et kui inimene tunneb, et ta ei ole õiges kohas, siis see hakkab kuskilt nagu ammerdama, see asi hakkab murenema. See nii kaua, kui tehakse see õige otsus. Aga kui inimene on õiges kohas, siis ma arvan, et sellised asju juhtub. Et ma tegelikult tahaks võib-olla seda vastata sinu küsimusele, sinu eest. Mulle tundub, et tegelikult siin ongi nagu, ütleme sellise, võib-olla elufilosoofia küsimus, et see mõis, kõik see, mis te seal teete, see ei ole mitte mingil juhul seotud sellega, et see on sinu oma. See kuulub vallale, see kuulub kogukonnale ja sina oled seal ainult selles kontekstis see, mis püüab seal elu edasi. Ja selles mõttes alati on see lihtne, et kui isiklikus plaanis nagu midagi juhtub, siis see ei ole ainuüksi sinu vastutus, sest ikka alati võib-olla tuleb keegi teine inimene, kes viib seda tööd edasi ja sina võtad seda pigem kui mingit etappi ja panust sellesse kohta ja aega elust, mida ise nagu rõõmselt ära elada. Et sa ei ole võtnud endale selle hoonega seoses mingisugused meeletud kohustused, just nimelt mingite pangalaenade või investeeringute näol. Ja see tegelikult ju annab ka selle, võib-olla, et sellega ei kaasne nii suurt vastutust või tunnet, et see on nüüd mingi koorem, aga kui nüüd midagi juhtub, mis siis saab? Annaks ka kommentaari, et meil tuleb ka Liivi Rausi lugu, kes tegi selle teema läbi, eks linnast maale ja maalt linna, nii et võib-olla tema annab ka siin oma vastuse sellele. Neid võimalusi perele leib lauale tuua maal tohutu. Et ma olen tihti peale tellinud igasugused teenused väljaspoolt ja näiteks elektriku ja turumehe, see on tehniku tunni hind on kuskil 15 tund, et ma ei tea, siis kui mul mõtted otsa saavad, et kuidas nagu leiba teenida, siis ma lähen teen neid töid, sest mul ka väga meeldib juhmeid panna ja oluliselt teha, ja ehitustöölistel on ka väga lai tööpõld, sest kõik on Soomes. Soomes ära, see on tõesti ja see hinnad on samasugused, näiteks Soomes on lõigus, et lihtsalt on harjutusi Soomes käima ja ma ei tea, mingi omad nagu võib-olla kruuditsad või midagi. Selge. Aga siit oli uuesti üks küsimuse liigial oli küsimus ka. Küsimus on selle kohta, et nagu ei ole kogukonna inimesel ei ole, kui käib võrdutööd. Jaa, et väga palju tahaks kaugtöö vormis seda tööd, et leppida oma tööandjaid
mõttes selline mudel, noh, mingis mõttes tuleviku mudel, linnad võib-olla kaotavad rohkem tähtsuse, kuna sa võid kõike teha kõikjalt. Sa võid kas puudutada istuda seal ja teha oma tööd kuskil, mis sa töökoht asub kuskil Singapuris võib-olla. Sellised näited on ka juba Eestis olemas, et tasub uurida Eesti Kaugtööühingu selliseid kogemuspanka, et see pole üldse nii piiritletud, et sul on mingi käsitööline oskus või sa oskad seal midagi tolusid panna või midagi teha, et kui sa oskad seal börsil manipuleerida näiteks, siis sa võid seda ükskõik kus kohas teha, sa ei pea tingimata kuskil seal Tallinnas mingis majas olema. Tehnoloogia pakub tohutult palju võimalusi. Mina usun, et inimese juured võtta terve elu. Mis siis saab, kui uuesti merele võtta? Ma olen mõelnud selle peale, et hästi lahe oleks teha üks, võib-olla mitu aastat isegi selle loodava kooli nimega lastega koos siis reisida mööda maailma selle koolilastega, siis õppidagi käigus see oleks nagu õppetegevus. Aga oleksime laeva peal, kõik tunnid õppetegevus toimub laevas ja siis näiteks reisitakse seal Vahemere-maades, õpitakse Kreeka kultuuri, minnakse Aafrikasse, seal õpitakse, kuidas need lõimud elavad, et midagi sellist võiks küll teha. Et see tundus mulle kõnekas, aga see, et minna seda raudkasti ja hakata seal mingit raporteerima, see on küll minu jaoks täiesti mitte kunagi enam. Et juured minu jaoks tähendavad seda, et ma olen ühenduses maaga ja ma olen ühenduses oma tunnetaja, olengi oma kehaga, kes ma olen ja mida ma teen, see on minu jaoks juurde tunnetus, et selles suhtes ma olen nagu rohkem kosmopoliitne, et kus iganes puudutas maaga, siis ma olen nagu kohal. Jah, et isegi see, et ma olen Muhust pärit, see nagu minu jaoks on nagu ma ei pea tingimata Muhus olema, et olla nüüd see, mis ma olen. Ma võin olla Lõuna-Eestis või kuskil Amazonases näiteks. Olen täie pinnal elada